Tere tulemast meie Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatud või korraldatavale infopäevale, kus me täna räägime Ukraina toetusmeetmest. Sellest, mis see on, kuidas see välja näeb, kuidas seda taotleda saab, kõik selle nimel, et Ukraina võidule aidata teie abiga loodetavasti. Sellest täna teada saate. Teeme, ma arvan, niimoodi, et enamik küsimusi saab esitada pärast seda, kui oleme rääkinud lähemalt nii selle meetme olemusest, kui sellest, millised on kaitseväe vajadused praeguses olukorras ja võib-olla veel mõned spetsiifilisemad ettekanded, mis annavad selle täpsemalt aimu, kuidas me seda meedet oleme ette kujutanud. Ja siis viimane pool või teine pool on teie küsimuste kord, mida rohkem küsite, seda targemaks saame. Kõik küsimused, nagu ka praegune ülekanne, jõuavad pärast ka Kaitseinvesteeringute Keskuse kodulehele ja jõudumööda ja vajadusel need ka tõlgime inglise keelde. Aga alustuseks annan ma sõna Eesti Vabariigi kaitseministrile Hanno Pevkurile, kellel on täpselt nii palju aega, et kui on teil temale küsimusi, siis nendele vastame kohe pärast tema tervitust. Ma loodan, et see kuidagi töötab. Tere hommikust, head Eesti ettevõtjad, partnerid. Ma püüan teha kiiresti, tõesti võib-olla, et kui teil on mõned küsimused, et siis te saate need minu käest ka küsida, aga põhimõtteliselt meie inimesed nii Riigikaitse Investeeringute Keskusest kui Kaitseväest annavad teile ammendavad vastused kõikidele siis Ukraina abi puudutavatele küsimustele. Miks me seda teeme, ei ole saladus. Me teeme seda selleks, et aidata Ukrainat võidule ja me põhimõtteliselt otsustasime koalitsiooni tegemisel, et need 0,25% meie ühisest rikkusest, mille me saame Ukrainale siis sõjalise abina panustada, peavad tulema Eesti tööstusesse tagasi või Eesti majandusse tagasi. See on suurusjärgus selline 100+ miljonit. Me jagasime selle valitsuses ära niimoodi, et 5% sellest summast läheb IT-vajadusteks, 5% läheb koolitusteks või treeningute läbiviimiseks, kuna me viime jätkuvalt ikkagi Eestis läbi ka Ukraina kaitseväelastele treeninguid ja 90% sellest summast, mis ongi enam-vähem 100 miljonit, kuna ta protsendina SKT-st järgneval aastal ja ülejärgmisel aastal kasvab, aga suurusjärgus 100 miljonit on siis need tooted, teenused, mida me soovime teilt Eesti majandusse tuua ja Eesti majandusest siis Eesti tööstuselt soetada selleks, et Ukraina võidule aidata. Millised need täpsed tooted, teenused on, seda natukene täpsemalt siis Riigikaitse Investeeringute Keskus täpsustab. Meie jaoks on oluline, et me saaksime võimalikult laia pildi ette, mida Eesti tööstusel on pakkuda 3 kuu vaatest, 6 kuu vaatest, aasta vaatest ja 24 kuu vaatest ehk siis 2 aasta vaatest. Miks? Sellepärast, et me saadame nii, kui me oleme saanud teie käest siis selle tagasiside, me saadame selle koheselt Ukrainasse. Ukraina kaitseministeeriumil on siis kohustus kokkuleppe järgi, mis me oleme Ukrainaga sõlminud, käia läbi oma riigis erinevad vajadused, ehk siis eelkõige, mis puudutab kaitse- ja siseministeeriumi valitsemisala, kuna Ukraina piirivalve, kelle all on ka sõjalised üksused, allub formaalselt siseministeeriumile ja ka näiteks strateegilise taristu minister on seal täiesti eraldi või strateegiliste investeeringute minister on ta vist õige nimetus. Ehk nad omavahel koordineerivad selle ära, ehk lühidalt öeldes see protsess, mida te siin täpsemalt ka kuulete, on see, et teie käest sisend kuu aja jooksul meie sõnum Ukrainasse, Ukrainalt võimalikult kiiresti tagasiside ja siis juba teiega lepingud ja kindlasti me ei saa lubada, et me absoluutselt kõikide teie käest hakkame soetama, ehk see soetus saab sõltuma eelkõige ikkagi Ukrainast endast. Nemad ütlevad, kas nad soovivad konkreetselt näiteks droone, soovivad nad riideid, soovivad nad süüa, soovivad nad laevasid, mida iganes, et meie ülesanne on neile ette anda see list tootegruppide kaupa ja siis juba nendes tootegruppides siis saavad läbi viidud nende kus see moodne nimi on, NDA või mis iganes selle teie moodne nimi on sellel raamlepingul, et selle sees siis teha sellised nii-öelda kiired minihanked ja võimalikult kiiresti Ukrainasse see abi siis kohale saata. Nii et meil on üldiselt väga lihtne
arusaamine, kuidas seda kõike korraldada. Nüüd väga palju sõltubki teist, et mida te suudate selles ajaraamis pakkuda ja millised on siis need tingimused ja mis on Ukraina soovid. Nii et see on hästi lihtsalt ja lihtsustatult öeldud see, kuidas me Ukraina abiga edasi liigume. Ja sõltumata sellest, mis on järgmisel aastal Ukraina sõja jätkutegevused või kuidas see sõja kulg seal edasi läheb. Sõltumata sellest me saame aru, et Ukraina kaitsevägi vajab toetust ja vajab ülesehitust ka järgnevatel aastatel. Nii et miks me oleme öelnud, et see on 3 või ütleme seniks vähemalt, kuni siis seda valitsust on, et praegu see kokkulepe kehtib, et 0,25% järgneva siis 25, 26, 27 aastatel Ukraina abistamiseks läheb. Nii et meie soov on saada teilt sisend ja tuua see Eesti majandusse see suurusjärgus siis 300+ miljonit järgmise 3 aasta jooksul tagasi. Et nii lihtne ongi. Pikemalt sissejuhatust ei tee. Soovin, et te saaksite kõikidele oma küsimustele vastused. Ärge jätke küsimata, kui midagigi on vaja küsida, küsige. Kui teil on praegu minult küsida, siis olen selleks valmis. Tuba on soe, hapnik saab kiiresti otsa ja kindlasti mõtteteravust on vaja säilitada. Nii et proovige vastu pidada. Ma ei tea, kui te olete siin paar tundi või tunnikene, et vast saate kõikidele küsimustele vastused. Nii et kui on kellelgi minule küsimusi, andke märku, olen valmis vastama. Näed. Meil on natuke aega ja ma annan mikrofoni sellepärast, et meil on ka ülekande jälgijaid veebis, sellepärast ongi hea, et saab mikrofoni rääkida. Aitäh, Allan Martinson nimi. Tallinnas on praegu 3. NATO juhte ja üks peamisi asju, mida pushitakse, on see sama 0,25 võtta nagu kohustusena ka teiste riikide poolt, et kuidas läheb? Läheb erinevalt. Et on riike, kes on selle commitmenti võtnud, Baltikumiga on asi klaar. Brittidel on mitte küll protsendina, aga nad on põhimõtteliselt oma miljardid kokku leppinud. Küsisin, küll sakslasi otseselt šefi liikmetena pole, aga küsisin ka sakslaste käest, et mis on nende plaan, kuna nendel on valitsus laiali. Siis Saksamaa vastus või Saksa kaitseministri vastus mulle oli, et sõltumata sellest, et valimised on 23. veebruar, nad hakkavad liikuma Ukraina abiga tulenevalt varasemast kokkuleppest ehk miinimum, mida Saksamaa annab Ukraina toetuseks on 4 miljardit. Sinna võivad top-upid siis tulla ja sõltub valimistulemustest, kas ja kui palju nad juurde panevad. Nii et, ja vaadates, ma kohtun kohe paari tunni pärast ka Hollandi kaitseministriga ja kuulen kohe ka Hollandi käest. Nii et Holland kindlasti jätkab, seal mitu põhjust. Üks on Hollandi endise peaministri liikumine NATO peasekretäriks, aga teine, mis on ikkagi Hollandi riigil jätkuvalt hinges, on siis, mis iganes selle lennunumber oli, MH317. Et Holland kindlasti jätkab suuremas panuses samamoodi. Nii et üldiselt on Põhja-Balti piirkonnas on Ukraina toetamise vaatest hästi. Ja Baltikumis on see 0,25 ka ikkagi. Leedukad sõlmisid oma uue koalitsioonileppe, seal on 0,25 sees. Nii et meie vaatest ja siinse regiooni vaatest ei ole muret. Mure on ikkagi seal lõuna pool. Nii, rohkem küsimus ei ole või on? Jõuame kindlasti ühe küsimuse veel võtta, kui oleks... Aga ei pea, sundi ei ole. Ei pea, muidugi ei pea. Ja ütlen ka kõigile, kes veebis meid jälgivad, et Slido keskkonnas saab samamoodi oma küsimuse esitada. Püüame nendele siis ka päeva jooksul või nende paari tunni jooksul jõudumööda vastata. Aga kui praegu rohkem küsimusi pole... No näed, hoidsime aega kokku kohe. Siis saad tööle tõtata. Jah, tänan selle võimaluse eest, et igal juhul soovin teile edu ja tõesti ütlen ette ka ära, et isegi kui nüüd selle Ukraina abipaketi raames osad teist ei saa siis Ukrainasse midagi saata või toota, siis see ei tähenda seda, et me seda kuidagi nagu tulevikus ära ei kasuta. Ma arvan, et see sisend, mille kaitsevägi siit ka saab, selleks, et mida vägi ise saaks kasutada ja need samad lepingud tegelikult aitavad võib-olla meil kaitseväel endal ka oma vajadusi täiustada, nii et kolonel Veskin siin kohal ja annab kindlasti ka omalt poolt sisendi, et mida vägi vajab. Vägi vajab alati midagi. Ma siin üks päev just rääkisin setodega ja eile
käisid Seto kuningriigi riigivisiit on Eestisse käimas. Ja siis Setod ja kogu see Kagu-Eesti kamp on tegelikult seal koopereerunud kenasti, et tegelikult kaitseväele pakkuda siis kartulit ja marja ja mahla ja mida iganes nad erkikele seal pakuvad. Aga et kuna üksikud tootjad ei suuda tegelikult meie mahtusid täis teha, et siis tegelikult meie mahud on üsna suured ja seetõttu tegelikult vahest tuleb ka seljad kokku panna, nii et ärge peljakage seda, et üksteisega seljad kokku panna selleks, et nii Eesti riigikaitset kui ka Ukraina riigikaitset tugevdada. Nii et jõudu jaksu teile, edukat päeva ja siis kiireid, nobedaid näppe, et need, mis me siis teelime teilt võimalikult kiiresti ka Ukrainasse kohale jõuaks. Aitäh! Aitäh ministrile. Ja see oligi väga sujuv järgnev sissejuhatus kolonelleitnant Veskile, et me räägimegi kaitseväe vajadustest. Ja. No nii. Tere hommikust, olen kolonelleitnant Valdo Veski, kaitseväe peastaabi logistikaosakonna ülem ja siis räägin, mida siis sõdiv riik vajab. Ja slide-deck on juba eilne, aga ühesõnaga see, kuidas siis toimub varustamine vastavalt sellele, mis me siis, mismoodi see strukturaalselt on üles ehitatud. Kogu varustamine Ukrainas toimub läbi siukse organisatsiooni nagu NSATU, NATO Security Assistance Training Unit ja semad siis koordineerivad tegelikult siis kogu seda, mis meil siis Ukrainasse vaja saata on nii toetavate riikidega, kes siis peaksid siis selle toetuse andma, kui ka nendega, kuhu see siis läheb ja need, kes siis seda toodavad. Nii, millegi pärast jälle edasi. Niimoodi. Toetus siis on võitlevale üksusele. Võitlev üksus annab materjaliarvestussüsteemist teada, mida neil vaja on. See vajadus jõuab läbi Coroway doonoritele. Doonorid edastavad info tööstusele. Ja see ei ole isegi siis tööstus, kes siis seda vajab. Nüüd edasi, mida siis sõjas olev riik tegelikult vajab? See on Eesti vaade ja tegelikult on see NATO vaade. Varustamiseks on siis NATO riigid kokku leppinud omavahel ja oma liitlastega siis varustamise süsteemi, kus varustus on jagatud klassideks. Klass 1, toit ja vesi, loomasööt, medikamendid, klass 2, varustustabel järgne varustus, klass 3, kütused ja määrdained, klass 4, tõkestusvahendid ja muu varustustabune välivarustus ja klass 5 lahingumoon. Nüüd selleks, et sõjapidamiseks kõik toimuks, on eeldus, et klass 2 varustus ehk siis põhivarustus on olemas ja jätku piisavalt varusid. Varude osas on kriitiline klass 5 tegelikult siis laskemoon ja see on kõikides varustuselementides kõige kriitilisem. Klass 1 ja klass 3 osas pigem küsitakse nii-öelda raha ja seda on turu pealt võimalik saada ja nüüd eeldusel, et see riik sõdib, see on siis esimese päeva vaade. Sõjas üksused kuluvad ja tegelikult hakkab seda kuluma seda varustustabeli järgset varustust ehk siis alates masinatest lõpetades relvastusega. Nüüd see, kuidas Eesti riik on toetanud Ukrainat, ongi täpselt sellel näite järgmisel 2 slaidil. Mis siit slaidi pealt välja lugeda on see, kuidas meie toetus sinna kohale jõudnud, aga ma juhin tähelepanu sellele faktile, et 70% Eesti riigi abist on olnud tegelikult relvastus ja laskemoon. See, kuidas ta sinna kohale jõudnud on siin ka kirjas, aga võib-olla praegu mitte kõige olulisem. Ja nüüd, kui te vaatate ajajoone pealt te näete neid piike. Tegelikult on need kohad, kus siis on valitsus otsustanud mingid suuremad sorti paketid saata. Enamasti ongi see varustus, see sama klass 2. Nüüd need väiksemad liikumised, mis siin ongi varude saatmised alates siis laskemoonast lõpetades kõige muuga. Nüüd Ukraina enda prioriteetides ja tegelikult praegu siis on siuke organisatsioon, nagu ma ütlesin, NSATU, NATO Security Assistance Training Unit, tema poolt välja pandud siis prioriteedid, see, kuidas nemad näevad ja ma ütlen, et see on sama tegelikult ka meile. Kõige suurema prioriteediga näevad nemad õhutõrjet. Ma olen jätnud inglise keelde sellest, aga meelden, et kõik saavad aru. Edasi on counter-electronic warfare ehk siis erinevad süsteemid, ehk siis droonide allavõtmine, tegelikult ka vastase side segamine.
Edasi on vaja vastast mõjutada kaugemale kui nii-öelda otsetule nähtavus ja see on siis erinevad siis kaudtuled. Pioneerivarustus, combat aircraft ehk siis tegelikult erinevad lennukid ja tegelikult ka siis helikopterid. Nagu te näete, tangid on 6. real ehk siis armor, kõik see. UAS veel 7. real ja see ei ole mitte sellepärast, et seda vaja ei ole, vaid sellega on juba hästi ukrainlastel tegelikult. Ja edasi on coastal defense, siis rannikukaitse ja edasi siis ka sidevahendid, erinevad siis sidesüsteemid. Ja see on see, mis on siis viimasel siis ajal praeguse hetkeseisuga, kus sõda on kestnud 3 aastat, see, mis on nii-öelda prioriteedid, kuhu nad on keeranud. Meie sõdas ei ole olnud, siis me eeldame, et meie see kurv jõuab umbes samasse kohta. Ja viimase slaidina ma toon välja võtte Korovaist, mis on siis see süsteem, mida ma enne näitasin, see, mida Ukraina on küsinud lihtsalt meie poolt, et mida me ise näeme, et mida meie ka vajame tõenäoliselt peale seda, kui sõda on pikka aega kestnud. Mis on need asjad, siis alates magamiskottidest, mis on tegelikult see sama klass 2, erinevad saapad ja kõik see muu värk, mida siis sõjas nii-öelda alguses oli, aga uute sõdurite peale tulemisel lihtsalt on vaja pidevalt uuendada. See on pidev protsess, seda asja, mis siin ees on kirjas, on küsitud meid 3 aastat, seda on pidevalt siin antud, aga seoses kaotustega on need asjad siis kulunud ja on vaja uuesti taastada. Ja ma vastan küsimustele pärast, koos minuga on siin ka ENSATU esindajana meie Eestist kapten Jürna, kui teil on küsimusi, mis siis nii-öelda ENSATU poolt on näha, mida siis ukrainlastel on vaja saate küsida. Minul poolt aitäh. Nagu siis öeldud, küsimused võtame pärast, aga nüüd läheme siis meetmesse sisse, kui nii öeldakse. Ja RKK asejuht Katri Raudsepp teab kõige täpsemalt, kuidas see välja näeb. Tere ka minu poolt. Tore, et teid tõi siia täna nii palju on tulnud ja eriti tore on lisaks tuttavatele nägudele näha ka neid ettevõtteid, kellega meil võib-olla varasemaid koostööprojekte polegi olnud. Et aitäh, et kohale tulite. Ma kohe võtan ette ka spikri, et ma ei peaks peast kõike rääkima. Nagu öeldud, siis mina olen Katri Raudsepp. Olen RKK peadirektori asetäitja ja ühtlasi juhin Ukraina toetusmeetme rakendamiseks moodustatud ekspertkomisjoni. Lisaks minule on siin täna veel minu head kolleegid Välisministeeriumist, EISist ja nagu juba kuulsite, siis Kaitseväest. Me teeksime selliselt, et aja efektiivsuse huvides ma räägin oma jutu lõpuni ja siis võtame kõik teie küsimused-vastused. Ma loodan, et neid on palju, sest see küsimuste vastuste osa on ühtlasi ka meile endale heaks tagasisideks, et kui me nüüd selle meetme jaanuari alguses üles paneme, et võib-olla kriitiliselt siis ka enda poolt mingisugused etapid veel üle vaadata. Ja kui ma kohe vastata ei oska või teil küsimus meelde ei tule, ei ole sellest ka hullu. Paneme tänased slaidid ja küsimused-vastused üles RKK kodulehele ja saate oma küsimused järgi saata. Kuni aasta alguseni on siis aega meil seda meedet veidikene timmida. Nii, aga hakkame siis pihta. Eesmärk. Eesmärk on aidata Ukrainal võita sõda. Ja teha seda siis selliselt, et samaaegselt arendada Eesti kaitsetööstuse sektorit siin koha peal. Sest see, mida vajab Ukraina praegu, on see, mida vajavad meie kaitsejõud kriisi ja sõja ajal. Ja meie eesmärk ongi siis see, et ka Eesti kaitsetööstuse kohapealne potentsiaal ja reageerimiskiirus oleksid võimalikud kõrged. Nii, liikudes siis nüüd ajakava juurde väike tagasivaade, nagu kaitseminister siin juba ennist mainis, siis on otsustatud, et 0,25% kaitsekulust läheb Ukraina sõjaliseks toetamiseks. Ja novembris kiitis Vabariigi Valitsus heaks
Ukraina toetusmeetme läbiviimise üldised põhimõtted. Rakendajaks on RKIK ja läbiviimiseks on siis moodustatud valitsemisalade ülene laiapõhjaline komisjon. Täna oleme siis jõudnud siia infotundi, kus ma olen hästi praktiline. Annan teile ülevaate siis ajakavast protsessist, käime läbi kõik tingimused ja ootame siis aktiivset küsimusi vastuseid, et kõigil selge oleks ja samamoodi tagasisidet. Suuresti sellega tänase tagasiside põhjal vaatame üle kogu meetmedokumentatsiooni, mille avaldame jaanuari alguses RKIK-i kodulehel. Nii, ja kuidas siis edasi? Esimene samm on konfidentsiaalsuskokkulepped, millest ma kohe räägin pikemalt. Siis on 6 aega teile taotluste esitamiseks. Kui taotlused on meile laekunud, komisjoniga vaatame üle, kas esitatud taotlused vastavad toetusmeetme nõuetele. Paneme nende taotluste pealt kokku nii-öelda tootekataloogi, mille esitame Ukrainale. See juhtub seal loodetavasti veebruarikuu jooksul. Ukraina teeb oma valiku ja peale seda, kui Ukraina on oma valiku teinud, algab siis meil lepingute sõlmimise protsess ja edasi juba lepingute täitmine. Ehk siit siis võib olla oluline kaasa võtta see, et jaanuari alguses on kogu dokumentatsioon üleval 6 aega taotluste esitamiseks ja meelde jätta siis see, et valik toetusmeetmetele vastavate taotluste osas on puhtalt Ukraina enda teha. Nii, alustame siis algusest. Konfidentsiaalsuskokkulepped. Miks me seda teeme? Teeme sellepärast, et tõenäoliselt koos selle taotlusega esitate meile informatsiooni, mis teie vaates on ettevõtte ärisaladus. Ja meie omalt poolt tahame kaitsta nii Eesti kui Ukraina julgeoleku huvilist informatsiooni, mis on küll AK tasemel, aga reglementeerime selle ära. Kuidas on selliselt, et paneme jaanuari alguses dokumentatsiooni ülesse, töötate selle läbi, vaatate üle, kui teil on huvi esitada taotlus, annate meile märku, meie saadame teile NDA drafti ja edasi siis allkirjastamine. Rõhutan, et NDA on taotluse esitamise eelduseks, aga ta ei ole kohustuslik taotluse esitamiseks. Ehk kui teil juba meiega konfidentsiaalsuskokkulepe on olemas, et siis, ja te mõtlete ringi, siis loomulikult ei pea taotlust esitama. Nii, ja liigume siis edasi nõuete juurde. Esimene plokk puudutab nõudeid ettevõttele. Tegemist on, siis peab olema Eestis registreeritud äriühinguga. Kui äriühingus on juriidilistest isikutest osanikke, kelle määr ületab 5%, siis on samamoodi eeldus, et nad on registreeritud kas Eestis või mõnes muus kaitsevarustuse osas mitte sanktsioneeritud riigis. Kui me avaldame dokumentatsiooni, paneme juurde lingi või siis riikide nimekirja, saate ise üle kontrollida, aga üllatusi teil siin kindlasti ei tule, et me kõik teame, mis need sanktsioneeritud riigid on. Te ei pea meile midagi esitama, et kontrollime äriregistri andmete põhjal. Järgmine plokk nõudeid ettevõttele puudutab siis maksualast käitumist. Kontrollime järgi, et te pole pankrotis ega likvideerimisel, maksukorralduse seaduse alusel maksuvõlglane, kes on osalenud riigihangetel, siis te kindlasti teate siin paremini kui mina, et kui on maksuvõlg, siis see peab olema ajatatud ja seal on veel nipet-näpet tehnilised detaile, mida saate siis ise üle vaadata. Samamoodi selle osas kontrollregistri andmete põhjal meile eraldi midagi esitada ei ole vaja. Küll aga me ootame teilt tõendit, et ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud ja ma mõtlen siin all siis ettevõtet.
mitte nagu füüsilist isikut. Nii. Läheb siis huvitavamaks. Järgmine plokk puudutab samamoodi ettevõttele esitatavaid nõudeid, aga siis juba finantsvõimekuse kinnituse vaates. Miks me seda teeme? Sellepärast, et kui Ukraina on teie toote välja valinud ja me lepingu sõlmime, siis meil on olemas kindlus nii meil kui Ukrainal, et hankelepingu tagamiseks vajalik võimekus on olemas. Me küsime taotluses, kas netokäivet või mõnda muud kinnitust, et teil vajalikud finantsvahendid on kättesaadavad. Kui teil on pärast selle teema kohta rohkem küsimusi, siis mul on hea, täna on siin kaasatud EIS, ma tahan ikka EAS öelda kogu, aga nüüd on EIS esindaja Mihhail Knut, kes teab kõiki neid õigeid vastuseid. Ma lihtsalt täpsustan siia juurde praegu seda, et kuna me lubame esitada ühe taotlusega mitu toodet või tootekomplekti, siis me arvestame seda netokäibe maksumust selliselt, et kõige kallima tootekomplekti koguväärtus, ehk siis 2 korda kõige kallim tootekomplekt korda kogus. Nii, lähme edasi toote juurde. Ma alustuseks toon välja selle, et kui ma ütlen toode, siis ma tegelikult mõtlen seda laiemas tähenduses. Mõtlen kas üksikut toodet, tootekomplekti või siis üldse teenust. Sõltub sellest, mida te Ukrainale pakkuma hakata. Lihtsalt igas kohas, kui ma toodet mainin, siis unustan kindlasti ära selle mainimata, et tegemist võib ka teenusega olla. Kuna tegemist on sõjalise abiga Ukrainale, siis väga oluline on kasutusotstarve. Sõnastatud on ta selliselt, et ta on mõeldud kaitsejõududele sihipäraseks kasutamiseks kriisi ja sõjaaja tingimustes. Kui te seda sõnastust nüüd loete, siis te saate aru, et see on tegelikult suhteliselt lai määratlus ja siia alla mahuvad nii sõjalised tooted, kahese kasutusega tooted, kui ka põhjendatud juhtudel ka tsiviiltooted. Me üldjuhul ise ei hakka teie toodetele sõjalist kasutusekspertiisi tegema. Me lähtume puhtalt sellest, kuidas te ise oma funktsiooni kirjelduse ja põhjenduse meile esitate. Võib-olla vaatame seda, kui see on ilmselgelt skoobist väljas. Aga kui te oma taotlust esitate, siis ma soovitan meeles pidada seda, mida Kaitseväe esindaja teile just siin hetk tagasi rääkis, et mis need põhilised vajadused kriisi ja sõja ajal ühel Kaitseväel on ja siis meeles pidada kriitiliselt seda, et selle valiku nende toodete hulgast teeb Ukraina ja tema teeb seda oma sõjalise prioriteedi alusel. Nii, ühe taotlusega võite esitada meile mitu toodet või tootekooslust. Halduskoormuse ja lihtsuse huvides ja me oleme limiteerinud selle esitatavate toodete arvu ühe taotluse puhul 15. Ma olen suhteliselt kindel, et see ei tekita teile probleeme. Te tunnete klienti, tunnete turgu, teate oma toodangut ja oskate sealt kindlasti läbimõeldud targa valiku teha. Tootekomplektid mitte ainult ei ole lubatud, vaid teatud juhtudel ka vajalikud. Näiteks, kui te pakute süsteemi lahendusi, siis me palun mitte esitada eraldi neid tooteosiseid, vaid tervikpakett koos. Ja kui te nüüd ei oska ise hästi hinnata, et milline see komplekssus võiks olla,
siis ma soovitan võib-olla esitada näiteks ühe minimaalse baaslahenduse ja teise siis teie vaates niisuguse optimaalse funktsionaalsusega tootekomplekti, mida Ukrainal oleks võimalik kohe kasutusse võtta. Ootame teilt samamoodi müügijärgse tootetoe olemasolu informatsiooniks, et lihtsalt välja tuua, kas teil on see olemas või mitte. Selle pinnalt siis on Ukrainal endal teada, et kas ta edasi saab teiega näiteks mingisuguses elutsükli lepingus eraldi kokku leppida. Aga see ei ole kindlasti kohustus, see on lihtsalt hea teada. Nii, edasi jätkame tootega. Nõue on see, et tooted on välja arendatud, TRL-8, mis peaks siis olema siis valmis ja kontrollitud ja varasemalt turustatud. Miks me seda küsime? Täpselt samamoodi eesmärki silmas pidades, et tegemist ei ole praegu arendusprojektide konkursiga, vaid praktilise väljundiga, et Ukraina saaks tooted kohe kasutusse võtta. Ja me küsime tarneaegasid ka. Meetme pikkus on kuni 24 kuud. Me palume teil tarned võimalusel välja tuua 3 kuud, 6 kuud, 12 kuud ja 24 kuud perioodis. Muidugi te ei pea kõiki esitama ja me esitame teile ette ka vormi, kuidas seda infot meile esitada, et te ei pea siin ise midagi leiutama juurde. Ekspordikontroll, kuna selle meetme juures on väga oluline jälgida ekspordikontrolli piiranguid, sellepärast et toode tarnitakse Ukrainale, siis peale minu ettekannet räägib Argo Kangro, Välisministeeriumi strateegilise kaubakomisjoni esimees lühidalt sellest, et mida ekspordikontrolli juures silmas pidada. Aga minu slaidilt võite kaasa võtta selle, et me küsime teilt kinnitust ekspordikontrolli piirangute osas ja siis põhikomponenti loetelu koos päritoluriigiga. Aga sellest siis räägime pärast natuke pikemalt. Tulles tagasi siis toote juurde, on meil 2 nõuet, mis kannavad seda eesmärki, et kuidas Ukraina sõjavõitmise eesmärgile täiendavalt arendada Eesti kaitsetööstuse sektorit. Esiteks ootame seda, et 30% tootmisprotsessist toimuks kohapeal Eestis. Kuidas me seda mõõdame? Suuresti teie enda kinnituse alusel ja lähtuvalt toote kulustruktuurist. Vaatame kõrgema astme kulustruktuuri oluliste kulukomponentide lõikes. Üldjuhtumiskulud lähevad 30% arvestusse, kasumi marginaal ei lähe, tarneahelasse sügavale sisse me ei lähe samamoodi. Vaatame kõrgema astme kulustruktuuri põhjal. Aga oluliste kulukomponentide osas siis sõltumata teie allhankijast me ootame, et te tooksite välja päritoluriigi. Ja see on kindlasti üks selline tingimus, mille osas me ootame teilt tagasisidet, et kuidas seda teie hinnangul kõige optimaalsem mõõta oleks ja võtame seda võib-olla siis ka meetme tingimuste kohandamisel just selle praktilise mõõtmise poole pealt arvesse. Teine Eesti ettevõtete potentsiaali kasvatamisele suunatud nõue on siis see, et toode või teenus pakkumise tulemusena peab ettevõte näitama tootearenduse ja tootmisvõimekuse kasvu. Selle kontrollimisel me jääme puhtalt teie esitatud kinnituse ja kirjelduse pinnale.
Nii, toon lihtsalt välja selle, et ühistaotlused on lubatud, koostootmine mingisuguses teises asukohariigis samamoodi lubatud. Lihtsalt peate siis silmas pidama, et tingimused oleksid täidetud. Ja kui teil on ühistaotlus, siis palun need selgelt siis taotluses ka välja tuua. Nii. Ja see on minu eelviimane slaid. Üritasin siia kokku võtta kõik need nõuded, millest me siin ennem rääkisime. Ütlen kohe juurde ära, et praegu on see loetelu indikatiivne. Täislist nõuetest avaldame jaanuari esimestel päevadel, aga alustades algusest siis konfidentsiaalsuskokkuleppe esimene etapp. Teise suure plokina ettevõtte vastavust tõendavad dokumendid ehk siis finantsvahendite olemasolu kohta ja tõend karistuse puudumise kohta. Siis järgnevad toote vastavust tõendavad dokumendid, vormid me anname teile ette, te ei pea ise neid koostama. On siis taotluse vorm, kuhu ootame, et paneksite toote koguse hinna, tarneaja, tarnetingimused ja miinimumtellimise kogus, millest ma vist ennem ei rääkinud. On see, et ma soovitan teil välja tuua ka, kui teil on minimaalse tellitava koguse, et kui te näiteks pakute Ukrainale 100 ühikut mingisugust asja, Ukraina valib sellest 20, siis seda 20 teil võib-olla ei ole üldse otstarbekaski toota. Et siis on hea ette teada, et millisest numbrist allapoole enam ei minda. Tooteleht iga toote kohta informatsiooniks ja sealhulgas ka müügijärgne tugi. Kulumudel iga toote kohta, põhiasjalikult siis päritoluriik, ekspordipiirangud, originaaltootja info ja muu selline ja mis on siis 30% arvestuse aluseks. Samuti ootame teilt erinevaid kinnitusi, millest meil oli varasemalt juba juttu ka. Esiteks kasutusotstarbe kohta, et tooted on sihipäraselt kasutatavad kriisi ja sõjaaja tingimustes. Tootearenduse tootmisvõimekuse kasvukinnitust, kinnitust, et toode on välja arendatud ja varasemalt turustatud, siis 30% Eestis tootmise kinnitust ja millest ma veel ei rääkinud, aga millest ma kohe räägin, on see, et me ootame teilt ka kinnitust, et teie taotluse jõusoleku ja tingimuste aktsepteerimise osas. Mõte on siis selles, et koos selle jaanuari dokumentatsiooniga me paneme üles ka kas lepingu drafti või siis toome välja sealt olulisemad üldtingimused, millest me edaspidi lähtume. Kui nüüd Ukraina teie toote välja valib, siis me ei asu enam läbirääkimistesse toote spetsifikatsiooni, koguse, hinna tingimuste osas. Kindlasti on mingid üksikud elemendid, mis on toote spetsiifilised, nendega me muidugi arvestame, aga me palume ette teilt seda kinnitust, et kui Ukraina nüüd selle välja valib, siis te olete oma hinnas kindel, olete oma kogustes kindel, olete selles komplekssuses kindel. Nii ja siis mõne sõnaga sellest ka, et mis juhtub edasi, kui Ukraina on oma valiku teinud. Nagu ma just rääkisin, siis taotluses esitatud tingimused on siduvad. Me nende osas läbirääkimisi enam pidada ei taha. Mida me teeme? Enne lepingu sõlmimist me teeme ise kiire turuvõrdluse ja eelkõige siis maksumuse osas. Kui te oma taotluses juba tahate selle turuvõrdluse kaasa panna, siis palun. Ja miks me seda teeme, on sellepärast, et jälgida riigiabi kohaldumise reegleid.
Et kui teie toode on turuhinnast oluliselt või märkimisväärselt kallim, siis võib juhtuda, et rakendub riigiabi reeglistik ja selles olukorras me ei taha keegi olla. Leping tuleb RKIK-i ja teie vahel. Ehk siis teie täidate lepingut Eestile, RKIK-ile ja meie korraldame riigivara üleandmise Ukrainale, mis ei tähenda automaatselt seda, et kogu selle transpordi Ukrainale korraldab RKIK. Me eelistame seda, et kui te esitate meile toote info, siis te toote välja ka oma rakendatava tarneklausli ja eelistatult võiks see olla TAP Ukraina. Siin on kindlasti spetsiifilisi erisusi, miks mingil juhul see ei ole rakendatav, aga siis nendega me teame siis juba ette arvestada. Samamoodi kvaliteedikontroll on toote spetsiifikast tulenevalt kindlasti erinevatel toodetel erinev, selle me siis lepime kokku juba enne lepingu sõlmimist. Ja ajaraam siis, nagu ma ütlesin, loodame, et Ukraina on oma valiku teinud märtsiks või märtsis ja sealt edasi me alustame lepingute sõlmimise ja täitmise protsessiga. Lühidalt praegu minu poolt kõik. Ja küsimused tulevad kohe, kui ka korra vaatame otsa strateegilise kaubakontrollile. Meile on Argo Kangra, kes annab sellest ülevaate ja siis juba algab kahekõne. Nii, või läks liiga palju. Tervist ka minu poolt. Mina olen Argo Kangro ja mul on 2 ametit. Üks on see, mis on Välisministeeriumis ja see on siis sanktsioonide ja strateegilise kaubakontroll, aga ühtlasi ka olen ma tegev strateegilise kaubakomisjonis, mis on siis Eesti ametkondlik komisjon, mis koosneb 6 erinevast ametkonnast. Ja ma olen väga tänulik RKIK-ile ja Katrile, et juba selle meetme väljatöötamise algfaasis on ka ekspordi kontrolli aspekte välja toodud. Et täna ma loomulikult ei lähe detaili, et ma näen siin saalis mitmeid ettevõtjad, kes on selle valdkonnaga kursis, aga kuna on ka uusi inimesi, siis ma mõned momendid kordaksin üle. Nii et mul on täna 3 põhilist sõnumit. Et esimene asi ongi see, et nagu ka siin eelnevatest ettekandetest tuli välja, et mitte kogu kaup ei pruugi minna ekspordikontrolli alla, et on ka sellist kaupa, mis on nii-öelda vaba ringluses ja mingit erilist luba vaja. Aga siis, et esimene punkt ongi siis see, et kui te hakkate nüüd oma selle taotlusi tegema või seda kataloogi kokku panema, siis esimene küsimus oleks see, et selgeks teha, et kas teie kaup kuulub strateegilise kaupade hulka. See tähendab, kas siis tegemist on sõjalise kaubaga või kahesuguse kasutusega kaubaga. Nii. Ja loomulikult siis antud meetme kontekstis me räägime ainult siis sellest komponendist, mis puudutab väljaveo luba ehk siis eksporti Ukrainasse. Nii, esimene küsimus ongi siis see, et kas tegemist on strateegilise kaubaga, antud juhul eelkõige sõjalise või kahesuguse kasutuse kaubaga, et kas see vajab litsentsi. Ja juhul, kui see kaup, oma toodet ja teenust tunnete, kui see seda vajab, siis juba on ka ühtlasi vaja ka selle menetluse tarvis määratleda siis konkreetne kaubagrupp ja siis selleks ongi olemas vastavalt siis kas sõjalise kauba nimekiri või siis kahesuguse kauba nimekiri, et need on lisas siis olemas. Nii et antud või tänasel päeval ma ei hakka minema kõikidesse detailidesse, et sõjalise kauba nimekiri koosneb siis 22 erinevat kategooriast ja siis lihtsalt illustratiivselt on ära toodud ML1, mis siis eelkõige on käsi- ja tulirelvad. Aga on olemas ka selline, ja lõpetaksin tehnoloogiaga, ja siia alla tegelikult siis eraldi kategooria on ka tarkvara, et kui teie toode on tarkvara ja mis on sõjalise kasutusega, siis ka selle immateriaalse vara või siis ka kehatu kauba jaoks on samamoodi vaja
taodelda luba. Nii. Ja kahesuguse kasutuste kaupade puhul on siis samamoodi olemas 9 kategooriat, mis siis tuleneb Wassenaari kokkuleppest ja see eeldab samamoodi luba. Nii, ja siis kolmas moment ongi see, et lihtsalt teadvustada, et on olemas selline keskkond StratLink, mis on meie strateegilise kauba komisjoni peamine tööriist. Kui teil on varem juba taotlusi esitatud, saate neid oma andmeid seal kasutada, te ei pea nagu nullist hakkama neid esitama, aga siis ka meie jaoks siis võib-olla oleks seal selgituses parem ära märkida, et tegemist on siis selle Ukraina toetusmeetmega, ja siis ka see menetlusaeg on meil tavapäraselt 30 tööpäeva, aga ma tahaks siis ka siin öelda, et alates 2022. aasta veebruarist oleme me alati Ukraina taotlusi menetlenud prioriteetsena, ehk siis võimalusel kiiremana, ja kindlasti ei ole strateegilise kauba komisjon antud protsessis piduriks, vaid pigem siduriks, mis siis suudab, et need erinevad asjad läheksid sujuvalt ja need probleemid ei tekiks hiljem kusagil Poola ja Ukraina piiri peal, et see on meie kõikide osapoolte huvides, et korralik dokumentatsioon ja kõik reeglid oleksid olemas. Nii, aga siis sellega ma põhimõtteliselt lõpetaksingi, ja kui teil on juba konkreetseid küsimusi, et siis olen meeleldi, ja kui ma oskan nendele vastata, siis nendele juba vastaksin. Aitäh! Nii, ja nüüd ongi aeg hakata küsima ja saama võimalikult palju häid vastuseid. Katri on meie peavastaja, aga meil on siin ka Kaitsevägi, meil on Välisministeerium, meil on Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus, meil on juriste. Alustame sealt. Kermo, mu hea kolleeg, kas võiksid sa tuua mikrofoni sealt poolt inimesele lähemale? Aitäh! Aitäh! Jaak Tarjan, Kybernetica. Kuidas mõõta 30%, või mis metodoloogia alusel te mõõdate, kui Eestis tehtud see panus on tarkvaraline integratsioon? Konkreetne näide, mereseiresüsteemid, Kybernetica on neid tarninud üle maailma, me radarid ja raadiot toome mujalt ja teeme tarkvaralise integratsiooni, ja Ukrainal see vajadus oli seal prioriteet 8 all. Kas see on lihtsalt rahaline osa või on teil mingi muu metodoloogia? Aitäh! Aga kuidas te soovitad seda mõõta? Ma ei tea. Meie põhimõte on selles, et me lähtume väga suuresti teie kinnitusest ja siis kulukomponentide struktuurist. Aga kui sul on häid ettepanekuid, siis me oleme valmis kuulama. Aga põhimõtteliselt jah, sellest, kuidas te ise selle kulustruktuuri ja need osakaalud seal sees näitate. Ja teid küsimus? Tere, Rauno Lemberg Mardukist. Aitäh väga esitluse eest. 2 kiiret küsimust. Esimene küsimus oli siis see, et majandusaasta aruanne. Ilmselt väga paljud ettevõtted ei ole siis 20. jaanuariks saanud kokku majandusaasta aruannet. Kuidas see on? Kas see on siis 2023 või 2024 aasta majandusaasta aruanne? Ja teine küsimus on siis see, et kas on ka ettevõtetel mingi piirmäär, et ma saan aru, et selle meetme mõtteks on siis Eesti kaitsetööstuse arendamine, et kas seal on ka oht, et see võib minna 1 või 2 või 3 ettevõttele kogu täies mahus? Aitäh! Netokäibest, kui 24. andmeid selleks ajaks olemas ei ole, siis loomulikult 23 andmed, aga võivad olla ka nagu slaidil välja toodud ka muud kinnitused. Nüüd see, et kas ta läheb 2-3 ettevõttele, 0,25% kaitsekulust on üsna suur number, kui me arvestame seda 2 aasta peale veel ka, aga lõppvaliku teeb Ukraina. Et ma ei oska sellele vastata, sõltub sellest, et missuguses mahus taotlusi esitatakse ja mis on see Ukraina prioriteet sealt valikut teha. Karl Flydog Solutionsist.
küsimus pakkumiste osas, et kui on nüüd modulaarne toode ja see toote funktsioon sõltub üsna oluliselt sellest, millised moodulid sinna valitakse, et kuidas te soovitaksite seda siis pakkumises kajastada? Et kas baasplatvorm, ehk siis kas võib lisada sinna siis lisafunktsionaalsus või siis tuleb panna kokku komplekt ja nii-öelda üks lõpphind? Me ei tee niimoodi, et me võtame baastoote ja siis me hakkame sinna üksikuid komponente juurde lisama. Selle haldamine läheb keeruliseks. Mida ma soovitan teha on, kui te teate klienti, eks ole, te ilmselt oskate ise sealt väga targa valiku teha, aga igaks juhuks toote komplekti variatiivsused on lubatud. Et võite esitada neid mitme sisuga baaskomplekti ja siis täiendava funktsionaalsusega komplekti. Ehk siis teha näiteks 2 või 3 pakkumist, mis on natukene lihtsalt... Ühe taotlusega võib esitada mitu tootekomplekti. Aitäh. Ja Martin, 2 küsimust. Mina kuulen. Ma loodan, et mikrofonid on sees siin. 1-2, nüüd koleb. 2 küsimust, et esiteks, mis puutus kõiki neid näitajaid, mida ettevõtte kohta küsitakse. Kas te peate silmas Eesti ettevõtet või kui tegemist on kontserniga, millel on ka välismaised tütarettevõtted, siis kas konsolideeritud numbrid lähevad arvesse või ainult Eesti? Ja teine küsimus puudutab 30%, et natuke haakuvalt teiste inimestega, et juhul kui tegemist on kas täiesti ainult tarkvara tootega või on tarkvara ja riistvara kombinatsiooniga tegemist, siis eriti, kui teha mingit asja, mis on füüsiline, see on lihtne, sa ostad midagi sisse, toodad ja müüd välja, aga kui oletame, on tegemist tarkvara arendusega, mida on tehtud näiteks aastaid ja mida võib-olla kapitaliseeritud või võib-olla mitte, võib-olla on teinud inimesed, kes on osaliselt Eestid, osaliselt mitte. Et kuidas te seda täpselt ikka arvutate? Näiteks kas inimesed, kes on Eesti ettevõttes palka saanud, aga elavad residendina osaajast Eestis, osaajad välismaal, kuidas neid arvutada, kui on tehtud arendust näiteks varasematel aastatel ja kapitaliseeritud, kuidas seda arvestada ja nii edasi. Et andke võib-olla natuke siin mingisuguseid rajajooni. No meie eesmärk ei ole loomulikult kedagi välja jätta, et meie vaatame ka seda 30% arvestust laialt ja nagu ma ütlesin, üsna suuresti sõltume sellest, kuidas te ise seda defineerite. Me ei hakka seal teie kulumudeli analüüsi osas mingit auditit või ekspertiisi läbi viima. See mõte on ju lihtsalt selles, et selle meetmega ühtlasi ka toetada Eesti kohapealset kaitsetööstuse arengut. Ma ilmselt ei vasta sulle liiga konkreetselt, eks ole, aga me kindlasti kirjutame selle 30% arvestuse rohkem lahti. Ma möönan, et kõigi selle tarkvara poole pealt ongi seda väga keeruline teha ja hea meelega ootame teie ettepanekuid, kuidas seda võimalikult mitte halduskoormavalt siis tõendada ja mõõta. Ühispakkumised on lubatud. Kas kontserni puhul meil on Eesti emaettevõtte kui ka tütred, kas te arvestate konsolideeritud käibenumbreid näiteks või ainult emaettevõtte omi? Ja sama tegelikult kehtib ka seda, et teil oli vaja, et see oleks juba müüdav toode, et kas see kehtib Eestist müüdava toote kohta või on see näiteks samasugune toode müüdud tütarettevõtte kaudu. Ja teiseks 2 aastat või 3 aastat on hästi pikk aeg, et see kui praegu tahta pakkumisi, aga asjad on arenduses, võib olla mingi toode, mis 2 aasta pärast saab valmis, aga mida veel ei ole müüdud. Et kas te tahate selle konkreetse toote müügi kinnitust või mingi teise sarnase toote müügi kinnitust, et kui paindlik see kõik seal on? Samaväärsus on kindlasti meil aktsepteeritud. Kontserni osas ma vaatan praegu Merlele otsa, kes mind õiguslikult toetaks. Kas me oskame sellele vastata? 100% momendil vastust ei annaks, aga pigem netokäive võiks olla ikkagi kogu kontserni osas. Tundub mulle ka, aga paneme selle vastuse üles oma kodulehele. Seal oli nüüd küsimus. Jah.
Tere päevast, Maksim Orlov, Treot Systems. Mul on küsimus ühistaotlemise ja koostootmise kohta, et kui meil on arendatud koos ukrainlastega toode, osa millest toodetakse Eestis, osa toodetakse Ukrainas, et kuidas meie peaksime esitama taotluse. Kas taotluse sellisel juhul esitab Eesti ettevõte ja seal me mainime, et see lõpptoode saab valmis tehtud koos ukrainlastega või me peame kaasama ukrainlasi taotlemisprotsessi selliselt, et nemad peavad samamoodi sõlmima NDA-d ja tegema siis ka omapoolse pakkumuse. Aitäh. Ei, ma arvan, et nad ei pea tegema omapoolset pakkumist. Te saate kaasata neid ka oma allhankijana ja see, et mingi osa komplekteeritakse või toodetakse Ukrainas, on täiesti okei. Kui me näitame ära selle Eestis tootmise 30% osakaalu ja NDA tingimused kohalduvad teie alltöövõtjatele täpselt samamoodi, allhankijatele siis. Okei. Ja teine küsimus siis, et kui me soovime pakkuda eraldi nii neid tooteid, mida me toodame täies ulatuses ise Ukrainale ja siis eraldi neid süsteeme, mida me toodame koos ukrainlastega, et siis kas ma saan õigesti aru, et me peame esitama siis 2 eraldi taotlust? Ei, ilmtingimata ei pea. Võibolla ma saan valesti aru, aga te saate selle esitada ka ühe taotlusega koos. Okei, selge. Aitäh. Võtame ühe küsimuse siit poolt ja siis läheb jälle Kerma, ulatab seal mikrofoni edasi. Ja. Siim Aivel Enduraist. Ma tahtsin küsida selle Ukraina poolse valimisprotsessi kohta, et kas see ootus on see, et see ongi sisuliselt nagu tootekataloog, kus nad teavad tootjat, teavad nime, nad teavad, et nad on selle kasutanud või on siin või käib see võimekuse kirjeldamise kaupa. Et ja sealt jätkuküsimus on see, et kui nad keskselt valideerivad neid tooteid, et äkki sellel on olnud kasutust mingi spetsiifilise üksuse juures, et kas te oskate avada natukene seda, et kuidas seda valida? Me koostame teie esitatud taotluste põhjal tootekatalogi. Me toome välja kogu informatsiooni, mis te meile esitate ja ma arvan, et me toome välja ka taotleja enda andmed puhtalt sellepärast, et ilmselt julgeolekukaalutlustel teevad ka nemad mingisuguse taustakontrolli. Me ei hakka seda varjama, kui mis alustest nemad oma valikul lähtuvad, see on puhtalt nende enda otsus. Aitäh. Ja sealt kuulame küsimust. Peeter Mõtsküla, Trinity. 2 küsimust. Esimene, kas üldtingimused on 100% lukus või mingis osas läbiräägitavad ja kui siis millises? Ning teine küsimus, et see projekt suurelt on 3 aastat maksimum tarnetähtaeg 2. Kas ja millal on oodata järgmiseid taotlusvoore? Järgmine taotlusvoor mitte järgmisel aastal, aga ma ütlen, et see sõltub ka üsna paljusti tõenäoliselt sellest, et kuidas meile taotlus esitatakse. Ma eeldan, et üsna aktiivselt, aga kui seal näiteks ei teki kogu sellele summale katet, siis võib-olla teeme selle uue taotlusvooru kiiremini. Üldtingimused, need, mis me üles paneme, need ei ole tõenäoliselt läbiräägitavad, aga need on ka üsna baastingimused. Kindlasti jääb seal selliseid etappe, mis on tootespetsiifilised, nendega me arvestame ja need osad on siis need, mis me lepime kokku enne lepingu sõlmimist. Küsin ühe küsimuse ka Slido keskkonnast. Kuidas toimub selektsioon, kui ühte sama toodet või teenust pakub mitu erinevat ettevõtet? Meie ei selekteeri. Meie lihtsalt vaatame seda, et tooted vastavad toetusmeetme tingimustele ja esitame tootekataloogi Ukrainale. Kas saalis on küsimusi? Tere, Mattias Luha, Gratworks. Et meil omal on olnud Ukrainaga küll suhteliselt positiivne selles mõttes, et me pole korruptsiooni kuskil näinud, aga
kõik inimesed hoiatavad selle eest ja ma niimoodi puhtteoreetiliselt, et oletame, et teil tuleb vastus, et ostetakse ühe ettevõtte käes kõik tooted ja rohkem nad midagi ei taha. Et kus see Eesti kaalutlus jääb siis või kuidas te seda mõtlete? Eesti otsuse poolt vastavalt Ukraina vastusele siis? Meie lähtume täpselt niimoodi toetusmeetme tingimustest. Ma ütleks, et see on üsna ebatõenäoline, et valituks osutub ainult üks taotlus, aga taotluse valikutes meil on eraldi protsess Ukrainaga kokku lepitud ja nemad lähtuvad valikus oma sõjalistest prioriteetidest. Ja küsimus siit? Küsimus selline, et Janek Aru, M4, et seal oli referentsides toodud, et peab välja tooma, kuhu on müüdud, aga kui need on kaetud konfidentsiaalsuslepinguga, siis mis kujul seda esitama peaks? Paneme selle kohta ka info, sellepärast, et seda me hangetes niikuinii on meil selliseid olukordi varemgi ette tulnud, et selle jaoks on oma metoodika olemas. Karl Rantel on. Et EV-süsteemide puhul käib selline kassi-hiire mäng, et ühe toote elutsükkel on hästi lühike. Ja sellepärast me oleme kogu aeg sellises innovatsioonitsüklis ja tahaks pakkuda ka tooteid, mida me ei ole müünud. Et kuidas see võimalik on? No, aga sul on ikkagi olemasoleva toote mingisugune modifikatsioon ja edasiarendus, eks ole? Võib, aga ei pruugi. Kas see müüginõuajad siis välistab selles mõttes nagu innovaatilise lahenduse pakkumise? Me ei hakka tegelema tõesti tootearendusega. Kui sa põhjendad ära, et sul on see baaslahenduse mingisugune edasiarendus, siis sellised asjad absoluutselt on võimalikud. Aga mingid täiest, et me ütleme nüüd, et seda toodet ei olegi varasemalt üldse olemas, hakkame seda arendama, siis ei. Ma võtan ühe mikrofoni sisse. Ma võtan paar küsimust kas Liidost ja siis annate mikrofoni edasi. Küsitakse, et keda täpselt mõeldakse Ukraina vajaduste väljendajaks? Kas selleks on Kaitseministeerium või näiteks saab olla selleks ka brigaadi juhtkond? Valiku meie esitame tootekatalogi Ukraina kaitseministrile ja vastust tahame Ukraina kaitseministrilt. See, kuidas ta oma riigis selle kokku lepib ja keda ta kaasab, see on puhtalt Ukraina enda protsess. Ja üks küsimus on veel, et oleks vaja definitsiooni turustatud mõistele. Kui mina kasutajana olen tootjaga teinud koostööd ja saanud 2-3 eksemplari Ukrainas kasutada, testida ja minu brigaadi juhtkond selle heaks kiitnud, kas see vastab turustamise nõudele? Ma arvan küll, jah. Kui see on tõendatud, et ta on seal kasutusel, siis jah. On ju välja arendatud ja testitud. Just. Ja saalist, jah. Ja, Priit Martinson, kas ma ministri ettekandest kuulsin õigesti ja sain õigesti aru, et kui aastane maht on circa 100 miljonit, siis ta mainis, et 5% sellest on IT-le, 5% koolitustele. Et kui ma sain õigesti aru, kas need on fikseeritud või need summad võivad muutuda? Ja teine küsimus on maksetingimused teie poolt. Kas see küsimus oli selle meetme raames, et 5% ja 5% või? Ei, see minister mõtles siin ikkagi seda, et kogu see Ukraina sõjaline abi, mis on 0,25% kaitsekulust, jaguneb erinevate meetmete vahel, millest 5% on eraldiseisev hinnanguline suurus, siis 5% on Ukraina kaitseväelaste väljaõpetamine ja IT, mida mainiti, on IT-koalitsioon, mida me koos Luksemburgiga juhime. Et selle meetme sees ei ole proportsioonid kuidagi jaotatud. Ja teine küsimus oli maksetingimused selle meetme raames. Maksetingimused on tõenäoliselt üsna paljuski tootespetsiifilised, et need me lepime kokku lepingu sõlmimisel. Nii, ja seal on järgmine küsimus. Ja Tarmo Kattagu Lindante. Mul on selline küsimus selle, ütleme, kui ettevõte leiab, et
käive on liiga väike olnud ja siis on mõte kaasata investor. Kuidas peaks siis olema see investori või näiteks panga garantii nagu sõnastatud? Kas kuidagi tingimuslikult või et juhul, kui saate tellimusi, siis me finantseerime või mismoodi see üldse peaks nagu välja nägema selline? Kas sa tahad ise vastata? No tavaliselt igasugused toetusmeetmete puhul küsitakse kinnitust, ta ei pea olema siduv. Ehk selles mõttes investori puhul kas LOI ehk letter of intendant või siis panga otsuse puhul kas või samuti term sheet või midagi sarnast. Ehk tõesti, pank on nõus teid finantseerima tingimustel, et see vajadus tekib, et siduva pakkumise pangad ei tee tavaliselt. Võtame veel küsimusi siit. Ja veel kord Allan Martinson. Et 2 küsimust. Et esiteks, kui mingil põhjusel mingi hange ei õnnestu, aga te olete lepingud alla kirjutanud, aga ei suudeta toota, ei vasta spetsifikatsioonile ja klient saadab tagasi ja nii edasi ja raha jääb üle, et on teil nagu mingisuguse teise järjekorra põhimõte, et siis võtame seal poole aasta pealt hoopis anname lepingu järgmisele või jääb raha lihtsalt rippuma. Ja alustame sellest küsimust. Eks me siis hindame seda olukorra tekkides, et mis see summa on, mis jääb kasutamata, mis see summa on, mis üleüldse jäi võib-olla sellest meetmest rakendamata, et kas siis teeme uue taotlusvooru ja sõltub ka sellest ajahetkest. Et kui see juhtub nagu vahetult enne lepingusse minekut, Ukraina on välja valinud, aga selgub, et mingil põhjusel ikkagi ei saa, eks me siis kasutame seda sama meedet, et see on siuke veidi sõltub olukord. Ja teine küsimus tegelikult jälle haakub sellega, mis siin varem küsiti, Karl küsis Ranteronist ja nii edasi, et tegelikult Ukraina innovatsioonitsükkel on ülimalt kiire ja võib olla olukordi, kus tõesti mõnel Eesti ettevõttel on ülimalt vahva uus toode, mis kohe on näiteks valmis saamas, aga mida ei ole varem müüdud, aga mille vastu on ka Ukrainal suur huvi. Ja nüüd me selle nõudega, et peab olema varem müüdud, filtreerime ära selle laadi innovatsiooni. Et teil on seal õigus loomulikult, aga ma soovitaks sügavalt mõelda, et siin järsku on võimalik kuidagi viisi mingisugused muud, kui näha, et ettevõttel on võimekus teha tehnoloogilisi tooteid, aga nad ei ole täpselt sellist toodet varem teinud või isegi samas klassist toodet varem teinud, siis võiks ikka need pakkumisi esitada, et Ukraina võiks ise nagu otsustada, kas nad siis võtavad selle riski või mitte. Aga ma saan aru, et te peate mingi joone tõmbama, et aga võib-olla see ei saa olla nagu täiesti võib-olla mustvalge, et täpselt sama toodet peab olema sama NATO koodiga näiteks. Ja, aga seda me kindlasti ei mõtle ka. Aga aitäh, mõtleme sellele. Nii, kas on veel küsimusi? Võite kõik julgelt küsida. Muidu on meil ka olemas meiliaadress ukraina.abi@erkik.ee, kui teil on veel mõtteid sinna. Ja ma julgustan saatma küsimusi, samamoodi ettepanekuid. Me kindlasti ei ole saanud ette kõike mõelda, et väga hea on saada teie tagasisidet. Nii, aga kui praegu rohkem ei ole ja Slido on ka vaiki, siis ma arvan, et me täname, et te täna nädal enne jõulupühi võtsite vaevaks tulla kokku ja meid ära kuulata. Nii et kõik info, nagu öeldud, jõuab meie kodulehele. Meil on olemas ka teie e-posti aadressid, sinnagi saadame mitte spämmi, vaid infot vajadusel. Nii et jälgige siis kõikide meetmete ülessaamist, 2. jaanuar on see kuupäev. Et koostööni ja ilusaid saabuvaid jõulupühi. Aitäh! Aitäh!